Esimene jagu sissejuhatus. ÜRO lapse õiguste konventsioonis määratletud positiivne vanemlus on seotud vanemate käitumisega, mis arvestab laste parimaid huve ja õigusi. Interneti, uute digitaaltehnoloogiate ja sotsiaalmeedia kasutuselevõtt perekondades kogu maailmas on vanemate põhikohustused jäänud samaks, nad peaksid oma lapsi kasvatama, kaitsma, hoolitsema, armastama ja suunama. Nüüd on aga oluline, et need traditsioonilised väärtused laieneksid ka veebiruumi. Lapsevanemaks olemine, olgu see siis minevikus või praegu, põhineb avatud suhtlusel ja usaldusel. Digitaalne keskkond pakub lastele uskumatuid eeliseid, alates haridusest kuni loovuse ja sotsiaalse suhtlemiseni. Kuid sellega kaasnevad ka sellised ohud nagu küberkiusamine, eraelu puutumatuse ohud ja internetisõltuvus. Erasmus projekt Positive Digital Parenting tegeleb nende probleemidega otsekoheselt. Selle uuendusliku programmi eesmärk on anda vanematele meediapädevuse alased teadmised ja vahendid, et julgustada oma laste kriitilist mõtlemist. Lapsevanemad õpivad analüüsima veebisisu, tuvastama eelarvamusi, märkama valeinformatsiooni ja aitama oma lastel teha teadlikke otsuseid digitaalkeskkonnas. Selle programmi kaudu saavad vanemad algkoolituse, tunnustades neid kui perekonna esmaseid hooldajaid ja kasvatajaid. Koolitus hõlmab veebipõhise õppimise mõistmist ja dünaamiliste veebipõhiste vahendite kasutamist, mis võimaldab vanematel integreeruda oma laste digitaalsesse ellu ja toetada vanemaid pereliikmeid. Positive Digital Parenting Erasmus projekt edendab perede turvalisemat ja teadlikumat digitaalset kogemust, edendades veebiohutust ja ületades põlvkondadevahelist digitaalset lõhet. Jääge meiega koos, kui uurime edasi, kuidas see murranguline projekt muudab kogukondi üle kogu maailma. Järgmisena vaatleme praktilisi nõuandeid lapsevanematele digiajastul. Teine peatükk, digitaalne jalajälg. Oma digitaalse jalajälje haldamine tähendab, et olete teadlik jälgedest, mida te internetis jätate ja astute samme, et see peegeldaks täpselt teie kavatsusi ja väärtus. See hõlmab ka seda, et olete tähelepanelik oma jagatud sisu suhtes, mõistate oma privaatsusseadeid ja olete ettevaatlik oma tegevuse võimalike pikaajaliste tagajärgede suhtes. Siin on mõned nõuanded, mis aitavad teil oma digitaalset jalajälge tõhusalt hallata. Esimene, olge tähelepanelik selle suhtes, mida te jagate, mõelge enne postitamist. Kaaluge, millised võivad olla isikliku teabe, fotode või arvamuste jagamise võimalikud tagajärjed internetis. Pidage meeles, et kui midagi on kord postitatud, võib seda olla raske täielikult eemaldada. Teine, kasutage privaatsusseadeid, tutvuge sotsiaalmeediaplatvormide ja muude veebiteenuste privaatsusseadetega. Kohandage neid seadeid, et kontrollida, kes teie postitusi ja teavet näha saava. Kolmas, vaadake regulaarselt oma veebipositsioon üle, vaadake regulaarselt üle oma sotsiaalmeediaprofiilid ja veebikonto. Eemaldage või ajakohastage aegunud või ebaoluline teave. Neljas, piirake isiklikku teavet, vältige tundliku isikliku teabe, näiteks aadressi, telefoninumbri või finantsandmete jagamist internetis. Viies, kasutage tugevaid paroole, kasutage oma võrgukontode jaoks tugevaid, unikaalseid paroole, et vältida volitamata juurdepääs. Kaaluge paroolihalduri kasutamist, et oma paroole turvaliselt jälgida. Kuues, olge ettevaatlik, mida klõpsate, olge ettevaatlik andmepüügipettuste ja pahatahtlike linkide suhtes. Vältige tundmatutest või kahtlastest allikatest pärit linkidele klõpsamist või manuste allalaadimist. Seitsmes, jälgige oma veebipõhist mainet, kasutage otsingumootoreid, et regulaarselt kontrollida, milline teave teie kohta on internetis kätte saada. Kui leiate ebatäpset või kahjulikku teavet, astuge samme selle kõrvaldamiseks. Kaheksas, harjuta ennast ja teisi, olge kursis parimate tavadega seoses veebiohutuse ja privaatsusega. Teavitage oma sõpru ja pereliikmeid oma digitaalse jalajälje haldamise tähtsuses. Neid nõuandeid järgides saate oma digitaalset jalajälge tõhusalt hallata ja kaitsta oma veebire privaatsus. Pidage meeles, et teie veebipresentatsioon peegeldab teid, seega on oluline kontrollida, mida te jagate ja kuidas te ennast internetis esitlete. Jääge kursis, kui jätkame Positive Digital Parenting Erasmus projekti ja selle mõju uurimist tänapäeva pereelul. Järgmisena tutvustame praktilisi strateegiaid, kuidas aidata vanematel aidata oma lastel arendada tervislikku suhet tehnoloogiaga. Kolmas peatükk, privaatsus internetis. Veebipõhine privaatsus ehk digitaalne privaatsus hõlmab internetis jagatud isikliku, finants- ja sirvimisalase teabe kaitsmist. Kuna kogutakse üha rohkem isikuandmeid, on kasvanud mure nende väärkasutuse pärast. Privaatsuse kaitsmine internetis on oluline, nagu ka füüsilises maailmas, ning see hõlmab tugevate paroolide kasutamist, ettevaatlikku suhtumist jagatud teabesse ja privaatsusseadete regulaarset ajakohastamist.
EL-i üldises andmekaitsemääruses KPR on sätestatud ranged eeskirjad andmete kogumise ja kasutamise kohta, mis tagavad üksikisikute eraelu puutumatuse kaitse. Kui üksikisikud seavad privaatsuse veebis prioriteediks, saavad nad vältida volitamata juurdepääsu oma isikuandmetele. KPR koosneb 99 artiklist, milles kirjeldatakse andmekaitse erinevaid aspekte. Mõned peamised sätted on järgmised. Esimene, üksikisikutel on õigus teada, milliseid andmeid ettevõte nende kohta omab ja kuidas neid kasutatakse. Teine, isikud võivad teatavatel asjaoludel taotleda oma isikuandmete kustutamist, mida nimetatakse ka õiguseks olla unustatud. Kolmas, ettevõtted peavad enne isikuandmete kogumist või töötlemist saama üksikisikutelt selgesõnalise nõusoleku. See hõlmab selget ja ühemõttelist nõusolekut küpsiste ja sirvimisajaloo kohta. Neljas, ettevõtted peaksid koguma ja töötlema ainult neid andmeid, mis on vajalikud selleks, milleks need koguti. Viies, üksikisikutel on õigus saada oma isikuandmeid ettevõttelt üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Kuues, mõned organisatsioonid peavad määrama andmekaitseametniku, kes jälgib KPR-i järgimist. KPR on oluliselt mõjutanud seda, kuidas ettevõtted isikuandmeid käitlevad, nõudes neilt rangemaid andmekaitsemeetmeid ja suuremat läbipaistvust andmetöötluspraktikate osas. KPR on aidanud kaasa andmekaitseõiguste suurendamisele ja andnud üksikisikutele suurema kontrolli oma isikuandmete üle. Jääge kursis, kui jätkame Positive Digital Parenting Erasmus projekti ja selle mõju uurimisega tänapäeva pereelul. Järgmisena tutvustame praktilisi strateegiaid, kuidas aidata vanematel aidata oma lastel arendada tervislikku suhet tehnoloogiaga. Neljas peatükk, veebipõhised ohud ja ohud. Esimene osa, küberohud. Küberohud on pahatahtlik tegevus, mille eesmärk on kahjustada andmeid, varastada teavet või häirida digitaalseid süsteeme. Need ohud võivad pärineda sisemistest allikatest, näiteks usaldusväärsetest kasutajatest, kes kasutavad juurdepääsu vääralt, või välistest ründajatest, kes kasutavad ära süsteemi haavatavussi. Tavaliste ohtude hulka kuuluvad pahavara, lunavara, andmepüügi ja teenusetõkestusrünnakud, mis võivad põhjustada rahalist kahju, andmete rikkumise ja maine kahjustamist. Nende eest kaitsmiseks on oluline kasutada tugevaid paroole, uuendada tarkvara, krüpteerida andmeid ja teavitada kasutajaid küberriskidest. Mitmefaktoriline autentimine ja andmete korrapärane varundamine aitavad samuti võimalikke kahjusid vähendada. Teine osa, internetiohud. Internet on küll kasulik, kuid sisaldab ka selliseid ohte nagu küberkiusamine, küberkurjategijad ja privaatsusprobleemi. Küberkiusamine kasutab digitaalseid platvorme üksikisikute hirmutamiseks või häbistamiseks. Vanemad ja õpetajad peaksid õpetama vastutustundlikku käitumist internetis. Küberkiskjad manipuleerivad lastega ja teismelistega, luues validentiteedi alusel usaldust, mistõttu on veebiohutuse alane haridus väga oluline. Privaatse teabe jagamine internetis võib viia identiteedivarguse tekkimiseni, privaatsusseaded ja ettevaatlik käitumine võivad seda leevendada. Phishing paneb kasutajad avaldama tundlikke andmeid, samal ajal kui pettuste eesmärk on raha või teabe varastamine. Lisaks võib pahavara juhuslik allalaadimine kahjustada seadmeid, seega on oluline kasutada viirusetõrjetarkvara ja vältida kahtlaste allalaadimiste tegemist. Teadlikkuse ja valvsuse säilitamine aitab kaitsta nende veebiriskide eest, tagades turvalisema digitaalse kogemuse. Viies peatükk, põhipädevused, et olla turvaline internetis. Tänapäeva digiajastul on oluline võtta ennetavaid meetmeid, et tagada turvalisus internetis. Siin on peamised meetmed enda ja oma pere kaitsmiseks internetis. Turvalisema mõtteviisi omaks võtmine, olge kursis internetiriskidega, kasutage tugevaid paroole ja olge ettevaatlik kahtlaste e-kirjade või linkide suhtes. Usaldage oma instinkte ja varundage regulaarselt oma andmeid. Tugevate paroolide loomine, kasutage tugevate paroolide puhul tähtede, numbrite ja sümbolite kombinatsiooni ning kaaluge lisaturvalisuse tagamiseks paroolihalduri kasutamist. Brauseri turvaelemendid, võtta kasutusele ja uuenda oma brauseri sisseehitatud turvavahendid, et kaitsta end viiruste, pahavara ja nuhkvara eest. Spämmi ja andmepüügi vältimine, olge ettevaatlik soovimatute e-kirjade suhtes ja vältige tundmatutele linkidele klõpsamist või manuste allalaadimist. Kasutage viirusetõrjetarkvara, kaitske oma seadmeid usaldusväärse viirusetõrjetarkvara abil ja õppige vältima kahtlasi allalaadimisi. Turvaline veebipõhine ostlemine, tagage turvalised tehingud, kasutades mainekaid veebisaite, mille URL-aadressil on HTTPS ja tabaluku ikoon. Neid samme järgides saate kaitsta oma isiklikke andmeid ja nautida turvalisemat veebikogemus. Olge informeeritud ja valvsad. 6. peatükk, lapsehooldus.
üks ettevõtte vanemliku kontrolli tundmaõppimine. Lapsevanemate kontroll on oluline, et tagada lapse turvalisus internetis, aidates vanematel oma laste digitaalset tegevust hallata ja jälgida. Peamised funktsioonid on järgmised. Sisu filtreerimine blokeerib juurdepääsu sobimatutele veebisaitidele ja materjalidele. Ajalised piirangud piiratakse laste internetis veedetud aeg. Rakenduste ja mängude kontroll haldab, millistele rakendustele ja mängudele lapsed pääsevad ligi, tagades, et need on eakohased. Privaatsusseaded aitab kaitsta isiklikke andmeid, konfigureerides privaatsusseadeid. Järelevalve ja jälgimine võimaldab vanematel jälgida oma lapse veebitegevust ja mõnel juhul jälgida tema asukohta. Lapsevanemate kontroll on väärtuslik vahend lapse võrgukäitumise juhtimise. Lisaks sellele peaksid vanemad lapsi harima internetiohutuse alal ja julgustama avatud suhtlemist nende internetikogemustes. 2. Vanemliku kontrolli tüübid ja järelevalve nõuanded. Lapsevanemate kontroll on eri vormides, et pakkuda igakülgset kaitset. Filtreerimine ja blokeerimine piiratakse juurdepääsu sobimatule sisule valitud märksõnade või veebisaitide alusel. Väljamineva sisu blokeerimine takistab laste isikliku teabe jagamist, aidates kaitsta nende privaatsus. Ajalised piirangud kontrollib aega, mille jooksul lapsed saavad võrgus olla ja määrab kindlaks teatud kellaajad, millal nad saavad internetti kasutada. Järelevalvetööriistad hoiab vanemad kursis oma laste internetitegevusega, piiramata juurdepääs. Järelevalve on vanemliku kontrolli täiendamisel võtmetähtsusega. Soovitused hõlmavad koos lastega internetis veedetud aega, seadmete paigutamist ühistesse ruumidesse, et neid oleks lihtsam jälgida, lemmiksaitide järjehoidjate lisamist turvaliseks sirvimiseks ja finantskontode regulaarset kontrollimist võõraste maksude suhtes. Kasutades nii vanemliku kontrolli kui ka aktiivset järelevalvet, saavad vanemad aidata tagada oma lastele turvalisema veebikeskkonna. 7. peatükk. Näpunäited vanematele veebiturvalisuse tagamine. Veeta koos aega internetis, uurige koos lapsega internetti, et õpetada talle turvalist käitumist internetis ja aidata talle ära tunda ohte. Asetage seadmed ühistesse kohtadesse, hoidke arvutid, tahvelarvutid või nutitelefonid ühistes ruumides, näiteks elutoas, kus on lihtne jälgida internetitegevus. Pange turvalised veebisaidid järjehoidjasse, valige eelnevalt välja ja lisage oma lapse lemmik ja usaldusväärsed veebisaidid, et muuta internetis navigeerimine turvalisemaks ja lihtsamaks. Seadke selged reeglid, kehtestage selged suunised vastuvõetava internetikäitumise kohta, sealhulgas internetis veedetud aja hulk ja lubatud tegevuste liigi. Kontrollige finantskontosid, jälgige regulaarselt finantskontosid, et tuvastada lubamatuid internetiostusid või tellimusi, mis võivad viidata ebasobivale käitumisele internetis. Õpetage kriitilist mõtlemist, julgustage lapsi mõtlema kriitiliselt selle üle, mida nad internetis näevad, tundma ära pettused või sobimatu sisu ning vältima isikuandmete jagamist. Edendage avatud suhtlust, looge keskkond, kus teie laps tunneb end mugavalt, kui ta räägib oma veebikogemustest, sealhulgas kõigest, mis tekitab talle ebamugavust või segadust. Olge rakenduste ja teenuste kohta kursis, teadke, milliseid rakendusi, mänge ja veebisaite teie laps kasutab ning tutvuge nende privaatsus ja turvasätetega. Kasutage vanemliku kontrolli vahendeid, kasutage olemasolevaid vanemliku kontrolli seadistusi, et filtreerida sisu, piirata ekraaniaega ja jälgida veebitegevus. Võimaldage turvalisi valikuid, selle asemel, et lapsi piirangutega üle koormata, õpetage neile, kuidas teha internetis navigeerimisel turvalisi ja teadlikke otsuseid. Neid nõuandeid järgides saavad vanemad võtta ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma lapsi ja luua turvalisem ja positiivsem internetikeskkond kogu perel.